tervitused kõigile, aitäh tulemast, pole midagi, et tööpäev on, saab tulla võistlusele küll. Ja tere tulemast kõigile Corner 1 siis nüüd juba kolmandale etapile meie hobikardi sarjas. Mõned on juba meie sarja mõttes soojad, aga need, kes on siin esimest korda, siis on teil hea võimalus up to speed saada. Up to speed see on otseses mõttes, sest tegu on ühe Eesti kiirema kardirajaga, et selline full send. Ja mis tähendab ka seda, et kui ikka kurvi sukelded, siis peab sul olema Beliefi, eneseusku. Ja juhuslikult on meil selleks ka üheks peasponsoriks Beliefi hergejoogid, mis on ka auhinna pakis siis ilusti olemas. Intensiivsus jätkub ka rajalt väljas, sest kui te olete sõitude vahepeal või sõidud ära teinud, saate minna sinna telki, kus on Eesti Virtuaalse Autospordi Liit ehk EVAL pannud üles challenge'i, kus ka esikolmikul on auhinnad ja mis on legendaarsele rohelises põrgus ehk Nordschleife siis vanal Nürburgringi rajal. Tänase ürituse sponsor on ka Momu mootorispordi muuseum, mis paneb ka auhinnad välja. Veel šokeerival kombel meil on esimest korda reeglid. Eelmistel võistlustel ei olnud, saime kuidagi hakkama, nüüd on meil need olemas. Me juba pidime neid muutma, sest et kiiremale ringile on auhind, tegelikult ei ole. Siis kui keegi teeb kiirema ringi, siis punkti saab ikka selles mõttes, et on nagu laadne. Mario Andretti on öelnud, et kui kõik tundub kontrolli all olevat, siis järelikult see ei liigu piisavalt kiiresti. Et täna siis jah, võib selle endale arvesse võtta ja vaatame ringi ka. Näiteks, siin on meil kaks EVAL esindajat, Hanel ja Joosep, mõlemad olete saates ka käinud. Mis on lootused tänase sõidutuse suhtes? Ma ei tea. Tundus, et oli praegu 4. aeg, et tekkis ole näha. Kas oli hea kart või oli hea sõita, ei tea. Sa oled siin rallikrossi sõitnud ju? Rahvasprinti, jah. Rahvasprinti, jah. Kardiga ei ole, aga autoga küll. Joosep, kas siin on kogemusi? On. Kardiga, sikliga, autoga. No siin on järelikult juba kogenumad vennad, aga liiguks ka kahe kindlasti vähemalt favoriitide seas oleva isiku juurde. Lukas Popkin, Sander Sasi. Lukas on meie esimese üldse corner etapi võitja, Sander, sa oled teise võitja, nii. Ja kumb võidab täna? Mina. Kindlalt. Sander sain kõige kehvema Sander kardi. ütles ennem. Ristos oli sama. Reaktsiooni aeg oli praegu parem igatahes. Ja. Kuidas mitu tunne on pärast practice'it? Practice oli normaalne. Midu oli töötanud tarbis, aga midu oli hea. Kas pigem loodate vihma või võiks nagu taevast jääda? Nüüd loodan vihma. Pärast kardiloosi. Mulle ei läinud just kõige parem. No edu teile igatahes. Ja siin siis, kui me lähme vaatame kohe seda esimest kurvi. See on tegelikult üks sellistest kurvidest, et jääb selline mulje, et siin ei saa nagu palju võita, ei saa palju kaotada. Aga kui nüüd mõelda järgi,
kui sa saad siit ideka exit'i, sul on terve pikk sirge konkurendile tuulde võtta, konkurendis ka võib-olla seal päris taga mööda minna. Nii et siin rajal on kindlasti see, et tuules sõitmine päriselt aitab, mis on hobikardisõidul mitte väga tihti juhtuv asi. Ja kui me vaatame sinna, kuhu praegu terve trobikond sõitjaid siseneb sellesse kurvi, raja kõige tehnilisem kurv, ainuke koht, kus teoorias võib pidurdada või vähemalt jalagaasilt ära võtta korraks. Ja loomulikult hobikardinduses tihti loeb exit. No mis mõtted enne tähtsat ringi on? Mõtted on head. Ma sain numbriks 7, see on Kimi number, nii et päev on juba korda läinud, it's destiny. Ja kurat ei tea tegelikult aegade järgi, et siin ambitsioon on A-finaali jõuda, aga see läheb üsna taidiks, kui ma ei improve'i oma practice'i aegade pealt natukene. Aga tundub, et päris võrdne ja päris põnev ja kartidel on väike erinevus, aga üldiselt sellel rajal seda väga ei ole, nii et igaüks peab oma sõitu tegema ja hästi. Nii, oleme jälle häirivad ajakirjanikud ja räägime siin kahe väga tituleeritud sõitjaga Risto Kappet ja Iller Jürgenson. Kuidas praegu kummalgi vist kardiga ei vedanud, ma saan aru? Väga kurvad ja pahas tujus oleme ja mõtleme ümber oma eluvalikuid. Selge. Kas kogu see laud on nagu pahas tujus või siin on mõni heas tujus ka? Ma olen piivann. See näitab, kuidas saatus võib väga erinev olla. Sul oli 14, eks? Jah, see oli pekkis kart. 0,9 sekundit kvalifikatsioonis aeglasem, kui ma kõige esimesel ringil siin rajal free practice'is. Nii et tegelikult sa oleks normaalse kardiga olnud, ma arvan, enda free practice'is siis... Normaalne oleks, aga eriti siin rajal jah, nagu siin on kurve, kus pidurdada suht vähe, et siin kart laeb päris palju, aga tavaline hobikardi värk peab leppima. Hobikardi maailm. Iller, kas sul vist ka ei läinud kardiga? Ei, ma arvan, kardiga oli okei, et täna on mehes asi. Okei, selge. Ja Kristjan, kiirust on? No tundub, et on, jah. Mis sõidukstrateegia on? Võita. Hea strateegia. Ehk siis leading the back, kõik ringid ja kiirem ring ka, eks? Üritame. Okei, see on plaan. Ja unustasid nüüd ära. Patrik, jaa, sorry. Patrik, sa ei tea vist veel mitmes sa oled järjestuses, sest me pole seda kokku pannud veel, aga kuidas tunne oli? Päris normaalne. Mis aja tegid muidu? Ma ei mäleta. On A või B finaalid on? Vist A-finaal ei tule ära kahjuks. Kuidas see tunne on kõigil, et kas kardil hakkavad rehvid lõpus üle ka kuumenema, et tavaliselt läheb kart järjest kiiremaks, aga kas praegu on pigem viimastel ringidel on juba nagu liiga libe? Laadne? Ma ütleks, siis on just hea. Nii et siis viimaste ringideni saab täiega panna. Härra Unamaa, te olete vältinud meie hobikardi sarjasid viimased 3 korda, aga nüüd on hea meel, et lõpuks ometi kohal. Kuidas tunne praegu on? No tunne on päris hea, aga natuke vormist välja olen läinud, et see kiirus ei ole see, mis kunagi enam oli. On võistluspaus on pikk?
väga pikk ja viimati siin mingi aasta aega tagasi äkki see sõidetud. No ma mäletan, et omal ajal tegid Õismäel ja Laitses tegid tihti puhtad vuugid. Ja kunagi tempo oli ja nüüd peab vormi tagasi viima. Vormi tagasi. No see on hea algus, ma loodan. Ja, kindlasti. Ja, soovin sulle edu. Aitäh. Nii, nüüd me siseneme Evali telki. Siin on kõik rahvas koos. Hannes, Silver, Hanel ja Argo ka. Ja siin võistlejatest on praegu Silver ja Hanel, et kuidas kvalid läksid? Äkki jõudsin A-finaali, ma loodan. Tundub vähemalt. Mart, läks hästi? Ma ei tea, ma arvasin, et läks hästi, aga siis ma kuulsin, ma vist võib-olla olen viimasena B-finaalis sees, nii et ma ei tea. Kahtlane. Okei, vaatame. Kui paljud praegu Holzleifel juba ringid teinud on? 8 tükki, jah. 2 tuleb juurde, ehk siis 10. See on crazy värk, sest siin täpselt 1 nädala pärast on Nordschleife 6 tundi. Risto Kapetan stardis, Martin Rump on stardis, jumala eest õudsal kombel oleme ka mina ja Janar stardis. Meie eesmärk on mitte crashida, kui kiiremad ringi peale teevad, ehk siis ei tahaks olla see kutt, kes Martin Rumpi mahajana välja võttis. Aga igatahes saab ise ka seda proovida ja see on üks sõltuvust tekitav rada. Argo, sinu warehouse'is on ju siis üritus järgmisel nädalal. Kui palju sinna reaalselt kohale tuleb koos sõitma, siis mitu riigi sul on üleval? 4 riigi tuleb. 4 riigi? Ja siis mina ja Janar oleme üks nendest 4. Sa pead siin harjutama. Jumala eest, ma sõidan sellega. Peab juba tuttavaks saama. Vabamäe ja Kasesalu sõidavad sellega seal. Vabamäe ja Kasesalu sellega, jah. On juba garanteerinud oma esimesed punktid corneri sarjas. Nüüd on küsimus, et kui suured need on ja kohe saame selle teada. Pulli ka. A-finaali 10. koht pidi koju minema, sest naine sai kurjaks.
ma arvan, et oli jälle kellele naeratas kardiloos, kellele mitte, aga meile kõigile naeratas ilm, mis oli tore. Ja ma sain oma esimesed punktid. Janar sai oma esimesed punktid, täpselt nii. Ja me olime siis sünkroonis ka, et Janar oli B-finaali viimane, ma olin A-finaali viimane, nii et meil on teamwork. Aga meist tunduvalt paremat tööd tegid seekord meie esikolmik, kelleks kolmas koht, Valdur Komp, kiirem aeg 57.226. Nii, kohe viia. Nii. Ja teine koht siis väga normaalselt madistas selle Kristjaniga ja tõenäoliselt natuke mõru maik suus, aga ei ole. No okei, ütleme, et ei ole, aga mul oleks. Daniel Sõõrumaa, teine koht. Ja Danielil ka kiirema ringi ees punkt. Ja meie kolmanda etapi võitja, kes kindlasti nüüd tõusis punktitabelis ka tükk maad. Kiirem ring oli 57.206. Kristjan Salvet. Palju õnne mees. Väiksed kiired intekad ka. Et ja alustame kolmanda koha mehest. Kuidas sõit tundus, et kas oli esikoht ka nagu kaartidel või pigem esimesed kaks liikusid omas tempos? Ei, pigem ikkagi oli selles mõttes, et kuna nemad hakkasid omavahel nii-öelda pusima, siis tegelikult oli ikkagi distants vähenes nagu märgatavalt ja tegelikult oli ta käeulatuses, aga kahjuks tegin ise ühe rumala vea, otsustasin üks ring liiga vara möödumiskatset nii-öelda teha ja tänu sellele siis nii-öelda positsioon jäi kolmas seekord. Sa rääkisid jah, et sa nagu ei mõelnud, et sa ei teadnud, et viimane ring on viimane ring. Kui ma ei teadnud, et viimane ring oli, siis ma ei suutnud nii-öelda, või noh, siis ei osanud arvestada sellega, et tegelikult on kohe-kohe sõit läbi. Tiimiraadiost ei öeldud siis viimane ring? Tiimiraadiost kahjuks, seekord ei kuulnud. See läheb tiimile siis. Aga veel kord, palju õnne, aitäh tulemast. Nii, Daniel, Laitsest sa panid poppi veits, aga tulid tagasi ja tulid uhkelt tagasi, Aravetes kolmas, nüüd siin Raplas teine. Ja noh, siis vaatame, kus sa Õismäel oled. Et see Õismäe tempo järgi muidugi ilmselt võid päris kõrgel olla, aga praegu oleme Raplas, kiirem ring ka. Oli lahing, kas oli mingid selline määrav hetk ka, kus tundus, et nüüd sinna läks see võit või pigem oli lihtsalt selline tight battle? Pigem oligi tasavägine võistlus, et hea, et me koos rajale jäime. Kas muidu nagu nii-öelda tough but fair? Jah, täpselt. Tough but fair, jaa. Ja tegid kiirema ringi, et see tuli tuules? Võis tulla küll, jah. Ja Õismäel, ma olen ise näinud, ise oma nahal tunda saanud, et sa oled Õismäel väga kõva käsi. Kas oled järgmisel nädalal stardis? Kindlasti, jah. Suurepärane. Palju õnne selle. Aitäh. No nii, Kristjan ka samuti Laitsest poppi pani, aga Aravetel olid täitsa kohal. Aravetel läks natuke tuliseks sul just parakuga väike olukord, aga täna täiesti puhas kvalifikatsioonivõit, sõiduvõit. Kiirem ring jäi natuke saamata, aga pole hullu, saab Õismäel selle vea ka parandada. Ja kuidas sinu perspektiivist oli ahing Danieliga, kas pigem nagu puhas nauditav või oli mingid sellised närvilised hetked ka? Ei, närvilist hetke ei olnud, et ma lihtsalt kartsin, et kuna mul läks natuke see kiirendus hakkas halvemaks minema, et ma kartsin, et nüüd Daniel saab eest ära kohe, kui ta mööda saab. Aga kuidagi tuules hakkas jälle mootor käima ja sain kohe tagasi võtta. Said mootorihutuse vahepeal endale? Jah, ma ei tea, mis seal oli. Pärast siin lõpus üksinda ees jälle sõitis, et siis ikka oli sama jama. Kuidas sa kardiga rahule jäid finaalis, et kuidas üldse kartida vahetad? Kas oli suur sinu arust pigem seekord? Soojendusõidu kart tundus kõige parem. Et kvalis oli alajuhita veidi, aga sai hakkama. Kui P1 tuli kvalis, et siis ei saa ju väga hullult kurta, eks, aga veidi alajuhita vali, aga... Ja võidu võitsid just ära. Ja nüüd finaalis jah, et mingil hetkel ta hakkas jamama, et nagu ei olnud... Ma ise juba vaatasin alguses, ma sain eest ära ja
sai neist ära juba mindud, aga mootoril olid teised mõtted. võitjalt on seda imelik küsida, kas on hea meel, et vihma ei tulnud või pigem oleks tahtnud? Mulle oleks vihm väga hästi sobinud, Okay. et siis oleks muidugi nende kehvemate mootoritega ka vähe võrdsem olnud. Ja kas järgmisel nädalal Õismäel stardis? Ma usun küll jah, et praegu vist peaks isegi vaba olema see päev, pole plaanis midagi. Ootame sind ja väga kõva esitus. Palju õnne. Nii, kas meil ka mingid kokkuvõtlikud sõnad? On, aga... Saime punktid mõlemad. Ja mõlemad oma finaalide viimased, sünkroonis ilusti. Elari oleks võinud olla näiteks C-finaal, või Sandro oleks... see oleks halb, nii ei räägi. Nii ei räägi. Sa ütled, et Elari oleks võinud olla C-finaali viimane. Ei, noh... Kuidas sa räägid? Ei, no nii ei tohi rääkida. Mees töötab Tartus. Mees töötab Tartus, aga miks ta siin ei ole? Töötab ju. No, ei, no, seda küll. Aga all in all, kus alustada konkreetselt? No alustadagi sealt, et siin tundus, et tuleb vihmaid, ei üldse ei teadnud, noh, täpselt nimelt Elari oli töötamises, Elari näiteks oli tööl, väga paljudel oli see asi, et kas nad jõuavad töökõrvalt, kas nad mitte, inimesed tahavad reede õhtul minna nagu ula peale ja selles mõttes... Ei, kusjuures peabki tänama kõiki neid 29 võistlejad, kes reaalselt tulid reedel, võib-olla mõned tulid varem töölt ära ja nad tulid siia võistlema, sest meie arvasime, et mingi 15 tuleb kokku ja me oleme õnnelikud, aga tuli 29, mis on ainult 4 vähem, kui oli meil eelmisel etapil Laitses, kus oli 33 ja põhimõtteliselt me võime öelda, et inimesed tahavad tulla võistlema ja see tundub, et see punktisüsteem ka neile sobib, et ma arvan, et mina loeks selle päeva väga korda läinud. Öelda jah, et on minisõelik lühike ja longeroon sinine, käes on rajureede. Aga tegelikult ka suur aitäh Beliefile, suur aitäh Momule ja suur aitäh Evalile ja me lähme Evali Nordschleife ringi sõitma, kus me peame järgmine nädal võistlema ja Janar juba kiirustab ja aitäh kõigile tulemast.